Hallo, tere Arnold, kuidas elu läheb? Tere, kuule, väga kenasti läheb elu. Ma olen Tallinnas ja teen siin TikTok-võtteid koos Mr. Kaval Rebasega ja karantiin on läbi ja valmistume esinemisteks, et on tulemas päris kuumad suve alguspeod siin juulikuu alguses. Ma praegu hoiatan ette, et ma teen sellist videot praegust, et siis sa tead, mida rääkida. Väga meeldiv. Väga meeldiv. Hea meelega vastan teie küsimustele, Mr. Kohv. Härra Oksma. Nii et on praegu Tallinnas ja kuidas sul jaanid hakkavad siis nagu mööduma või minema, et mida sa jaanidaeg teed? No meil oli tegelikult eil juba üllatuspidu Laulasmaal. Mr. Kaval Rebasega olin kutsutud külla ühele sünnipäevalapsele ja see oli aiapidu ja mul oli oma tehnika kaasas ja 20 inimest ei teadnud või teadsid, et mina tulen, aga sünnipäevalaps ise ei teadnud. Kaupo oli ta nimi, nii et üllatus koos karikakra lilleõitega oli väga-väga super. 3 laulu tegin ja võeti väga hästi vastu ja tuldi saatma auto juurde ära, lehvitati ja gaasitasime, andsime tuledega märku ja oli väga-väga ilus õhtu. Ja mida sa teed jaanilaupäeval ja jaanipäeval? Ma olen nimelt kutsutud Mr. Kaval Rebasega külla Jõgevamaale Metsapiiga tallu, et seal on selline küla väike kogunemine ja olen kutsutud sinna külalisena väiksele peole, nii et ma arvan, et sealgi teen mõningad uued viisijupid, võib-olla juba Heiki Ainsalu laulu suvel koos, võib-olla esmaesitlus ka Jõgeval tuleb, et sellised aga esinemist kui otseselt ei ole, aga üllatuspidu sealsetele külalistele on küll mõeldud. Ja kas sa tahad midagi paljastada ka, et vaata siin juuli alguses on nüüd esinemine Pärnu Vallikääruse sõnaga, et mida sa seal nagu siis esitad või mismoodi? Jaa, meil ongi nimelt niimoodi, et ma arvan, et siin uuel nädalal lähen minule valima esinemiskostüümi, mis on täiesti uudlaadne, suvine ja särav ja on ka uued laulud, et peale seda, et on Vihmapiisk, mis on rahvalemmik, on Butterfly ja Postipoiss, tuleb ka suvel koos ja veel mõningad minu täiesti uued laulud, et uut ja materjali leidub küll ja minuga koos astuvad üles siis Hellad Velled, Mart Peedo, minu hea sõber, Jüri Omenja, lempelaulik ja head sõbrannad Rita Liiver ja Anne Loho, kellega ma kunagi tegin ju koostööd, kui ma elasin Gunnar Loho juures ja kes oli minu väga hea sõbranna, nii et Eesti on väike, kõik artistid tunnevad teineteist ju väga hästi. Ja 4. juuli juba järgmisel päeval olema kutsutud peole ju DJ Heiki Ainsaluga Tagumaale Tartumaa külje alla, kus on suvel koos laulu esmaesitlus sealsetele rallifännidele ja lastele. Palju on küsitud, et igal juhul Pärnu Vallikäru 3. juulil saavad 10-aastased lapsed tasuta sisse, nii et see tuleb suur laste ja noortepidu, kuid loomulikult ka täiskasvanud, aga tean seda, et igal juhul metsik rahvamass on oodatud Pärnu Vallikäru, mida ma olen kuulnud Mr. Piirilt, et see on igal juhul päris vinge, tuleb, kui nüüd meil suvine ilm kestab, siis ma arvan, et sest tuleb üks vingeim ja siin on oodatud ka, ma sain aru, et Õhtuleht tuleb reportaaži tegema, siis tuleb veel vist ka reporter ka kohale, nii et ma arvan, et sest tuleb väga vinge suvepidu, aga Tagumaalt teen kindlasti sinu blogile otse sellise korralduse koos piltide ja muud asjadega ja annan sama õhtul teada, kuidas meil Heikiga läinud Tagumaal on 4. juulil. Ja nüüd räägime teisest asjast ka, et sa oled seal TikTokis ka, et ma nüüd üritasin TikToki laadida oma poolt ka nüüd paar videot, et kui pikk see video võib üldse olla, et ta üldse nagu mängib või ma ei tea? Vot see video, mis sinna on väga populaarsesse TikTok äppi, mida kasutavad kõik peaaegu noored, Eesti noored ja ka täiskasvanud juba peab olema, on see vist kas mingisugune 15 sekundit pikk peab see olema, mis laaditakse üles, kas naljakas lauluga, tantsuga või kuidas muidu, aga selline 15-sekundiline video saab panna üles ja igal juhul mul on meeletult hea meel, et koos Marko Tasasega tulemas 25. juunil
peale jaanipäeva otse Marko juurest TikTok live ja viimast laivi vaatas üle 3500 inimese. Seekord Marko Tasasega oleme reklaaminud seda metsikult ette, nii et ma arvan, et seda jälgivad ikka väga-väga metsikult tuhanded Eesti noored, kui nüüd inimesed õhtul kell 6 on TikToki ja interneti ääres, et ma usun, et sellest tuleb ka võib-olla isegi mingi lehenumber, vaatame seda, et me teeme selle võimalikult ägedaks, aga Marko on seekord see TikToki peatäht, mina teda nagu esitan küsimused, intervjueerin, aga Marko Tasane on nagu selle TikToki peatäht, et mina olen seekord intervjueerija rollis. Ja samamoodi olen saanud ka küsimusi Anu Saagimilt ja ka Susanne Brigitte Hundilt Markole, sest nemad ka on esitanud Markole mõned küsimused tema artisti elu kohta, nii et ma olen kaasanud ka mitmeid tuntuid inimesi ise oma nagu nende ühenduste kaudu ja mitmed kuulsad inimesed on ka kaasatud seekord sinna TikToki. Selge, ole nüüd kena, laula mingi jupike sellest vihmapeisast ka siin, ütleme, video lõpetuseks. Ikka. Vihmapiisk on väike ja kui ta kukub pähe, siis ainet ta suuremat teideb. Kuid supisarad on rasked ja kui neid pole vähe, mul kildudeks süda pununeb seest. Ja kas sul on see laul ka meeles, millega sa seal kunagi selle Eurovisioonil esinesid? On ikka üks hetk oodake veits. Nii. Oh, midnight, now the song from the pavement has the moon lost a memory. She's smiling alone in the lamplight. The widow leaves collect them my feet. And the wind against the moon. Umbes selline see oli. Vot nii, ja milline on sinu soov Eesti rahvale siis ütleme jaanipäevaks? Ja siis öelda veel nii palju, et mis puudutab suviseid üritusi, siis peale selle, et me oleme 3. juunil Pärnu Vallilkärus, enne seda on meil mitmed erapeod, et ütleme nii, et pakkumisi ja tegemist on, et tuleb päris kiire juuli algus, aga samamoodi hea meel teatada, et mul algavad ka Soomes ööklubi tööd peale 17. juulit, nii et ma olen saanud kuidagi oma Soome ööklubi töö tagasi ja omanikud ootavad mind väga ka lõbustama Soome kliente, nii et on palutud, et ma ikka jätkaksin Soome tööd, nii et Arnold ei pääse ei Eestist ega ka Soomest, et nõudlust on igal rindel, aga ma üritan võimalikult olla nagu jalad maas ja see on nagu hea, et ma olen nagu sõbralik inimene, minu meelest ma arvan seda, et Eesti kõige sõbralikumad artistid on tegelikult ju rahvalemmikud, nagu sina, Mr. Illar, Eiki Ainsalu, popstar Raips, Marko Tasane, et meeldivad rahvale siiski need inimesed, kes lähevad hinge ja kellel on sisu, just täpselt sisu peab olema, et ma teen kõiki neid videotervitusi, soove, esinemisi, laive hingega, et ma ei tee seda umbes nii, et nüüd ma pean tegema, sellist mul kunagi ei ole. Kui ma tunnen, et ma teen südames seda hingega, siis need asjad mul ka õnnestuvad. Nii, tubli ja tahtsin ühte asja. Kuidas sul selle farmitöö värgiga siis on, et mis sa siin kunagi rääkisid? Ja ma arvan küll, et kui aga poleks seda Soome tööd tulnud 17. juulist alates, siis ma kindlasti olekski võib-olla seal kuskil varmis ja maasikaid korjamas, aga näete, elu läheb niimoodi, et nõudlust on ja Soome tööd ootavad ja 10 aastat olen seal ööklubis olnud, iga nädalalõpp ja pühad ja ma saan aru, nad ei võta teist inimest hakata seda välja koolitama, sest meil käib nädalalõpul ikka läbi ööklubis üle 300-400 inimese, see on ikka väga palju ja mitmel korrusel käib töö ja see on ikkagi öötöö, see ei ole lihtsalt, et ma teen seda, seal peab viima jääd ette, teed tegema, kohvid, ringid, peab olema kõike muid asju, mida teadma, suhtlemist rahvaga ja samamoodi
ka kõike seda, et see energia püsib selle 6 tunni öö jooksul, et ütleme nii, et see kogemus, see on kõige tähtsam, mis mul on ja mul on antud seda sära veel, et ma usun, et kui kõik õnnestub, siis ma säran veel Eestis veel mitmeid paljud aastad, et meil on tegelikult plaane, ma ei tahaks praegu neid öelda, mis meie... Ma pean praegust kahjuks katkestama, sest et 10 minutit saab täis, et ma ei saa pikemalt laadida. Selge. Et kõike ilusat sulle ja kohtumisteni. Teeme niimoodi, nägemist. Nägemist.